tere Tõnu! Et mul on olnud ükskord täitsa võimalus koos sinuga tegelikult musitseerida. Ja ma mäletan, et sul oli iga loo kohta tegelikult oma story. Et võib-olla sa võid mõnest nagu eredama loo nagu meile rääkida mõne loo sünnist ja tekkimisest. No see plaat, mida me siis lindistasime koos Tanel Aljo ja trummidel oli Brian Melvin. Et see on selline, ütleme selline puhtalt oreli, jazz-oreli Hammondi plaat ja need lood, eks need siis natukene kajastavad seda, kuidas öelda siis sellist Hammondi džässi stiili ja sellel plaadil on need lood enamus seotud jah, siis mingil määral nagu sellise Ameerikaga nii stiililt kui ka nendes võib-olla pealkirjades, aga mitte ka kõigis. No näiteks üks loo pealkiri nagu plaadi nimilugu Times There Was, see on tegelikult seotud ühe palvega kirjutada muusika filmile ja see oli nimelt Len film, see oli siis selline praegune Peterburi nimi, Leningrad ja seal oli selline kuulus filmistuudio nagu Len film ja selle loo, nagu selle filmi režissöör palus kirjutada üks väikene lugu, et seal ühe stseeni jaoks ja siis see lugu, mille nimi see Times There Was, ongi siis sealt filmist, kuigi see on muudetud kujul, filmis oli ta nagu ütleme pikem. Nii et ja on veel lugusid üks, mis on Red Wind ja siis on selline eesti keeles oleks punane tuul, aga see on kõrbetuul ja see lihtsalt inglise keelde tõlgituna siis tähendaks, et siis punane tuul. Nii, ja siis ütleme, ühe pala nimi on Upper East Side, see on üks New Yorgi linnaosa. Nii et lihtsalt tahtsin kajastada sellist linna, mis on võib-olla selline džässi, kas nüüd pealinn, aga ikka väga oluline linn džässmuusikas üldse. Nagu sa praegu ka rääkisid, et paljud sinu lood on seotud Ameerikaga, et ma tean, et sa kunagi õppisid ka Berkeley kolledžis. Et kuidas sa täna, mis emotsiooni ja tundega sa seda aega meenutad ja millal see oli? No see oli jah ikkagi juba päris pikka aega tagasi, see oli aastal 89, kui ma sinna sain stipendiumi ja eks need olusuhted olid teistsugused, et see oli muidugi suur ime, et sellel ajal oli nõukogude aeg ja ma ei olnud ka päris esimeses nooruses, ütleme, ma olin juba 35-aastane, et Nõukogude Liidus nagu minu meelest selline õppimine kestis 35. eluaastane oli maksimum, kui võisid siin kuskil, ma ei tea, ülikooli minna või nii edasi. Ja seal nagu tänapäevalgi enam ei ole õpingutel enam vanuse piiri. Aga eks ta oli kunagi unistus sinna saada, muidugi see õige aeg oleks olnud ikkagi omakorda mitukümmend aastat varem. Aga see võimalus tuli ja tänapäeval muidugi jah, isegi mida aeg edasi, seda rohkem ta kuidas seda öelda nüüd, et seda rohkem võib-olla jah, sellise härdumusega meenutad seda aega ja kindlasti jah, koha peal olles ei suutnud võib-olla seda kõike haarata. Ma olin seal jah, üks aasta on ikkagi, ütleme,
kuskil koolis olemiseks ja veel ja ütleme teistmoodi süsteemiga koolis ikkagi küllalt väike aeg. Nii et ma kasutasin seda niimoodi, et ma olin nagu kahte eriala, et ma džäss, klaver ja filmimuusika, et võtsin nagu sellest ühest aastast, mis võtta andis. Kui aktiivselt sa täna muusikat kirjutad? Noh, kirjutamisse puutub, see on niisugune, noh, ütleme, kui tellimustööd ei ole, siis selleks aja leidmine on ikkagi problemaatiline, sest eks tänapäeval, nagu sa ise tead, peab muusik olema manager, produtsent ja igas 100 muud ametit, nii et nüüd mingi ühe asjaga tegeleda, siis peab olema mingi sponsor või ma ei tea, nii et ma põhiliselt olen nagu mängimisega tegelenud, aga noh, ma mängin jah, ütleme, mitte erinevaid pille, aga erinevaid plahvpille, et ja erinevaid stiile ka, et mitte ainult džässmuusikat, meelelahutuslikku muusikat ja noh, džässil on ka eri liike, nii et juba selle tegemine, eks ole ka aja jooksul läheb raskemaks olla silmapiiril, sest tuleb juurde ju palju andekaid noori muusikuid ja et see enda vormis hoidmine on juba, võtab omaette aja.